Tere siit Euroopa Parlamendist Brüsselist, ikka rõõm kõiki tervitada, kuna on kolmapäeva õhtupoolik kell 5 kohaliku aja järgi, Eestis on kell 6 ja on juba 2. oktoober. Tagantjärgi soovin südamest õnne ka Andrus Ansipile, kellel oli eile 68. sünnipäev. Nii et meil on väga kahju, et selles uues parlamendi koosseisus siin Euroopa Parlamendis Andrust enam ei ole. Et oli küll erinev erakond ja tihti erinevad seisukohad erinevates küsimustes, aga see-eest oli väga kasulikud debatid ka omavahel, mis kindlasti laiendasid meie kõigi silmaringi. Nii et palju õnne tagantjärgi. Teiseks, mis on toimunud sel nädalal Euroopa Parlamendis? Nagu ikka nii praegustele kui ka tulevastele valijatele ja kõikidele siis mittesallijatele, et oleks informatsioon olemas, mis siin majas toimub, siis esmaspäeval, kui ma siia jõudsin, koos Urmas Paediga jooksin ma kohe väliskomisjoni istungile, kus olid hääletused. Kuna ma olen väliskomisjoni liige, siis ma tegin endast parima, et jõuda õigel ajal hääletustele ja hääletada järgmise aasta Euroopa Liidu eelarve kohta. Et üks osa eelarvest oli siis hääletustel, mis puudutab just nimelt Euroopa Liidu välisteenistust, välisasutusi ja see raport, mis käsitleb eelarvet, see protsess on muidugi palju pikem, see kestab kuude kaupa ja väga palju detaile on Euroopa Liidu eelarves, kuhu voolab tohutult maksumaksja raha ja voolab muidugi väga palju ka vasakule. Siis üks väikene osa oli hääletusel esmaspäeva õhtul väliskomisjonis. Seal oli mõistlikke asju, näiteks kus kutsutakse üles ka välispiire kaitsma, rohkem tõhustama näiteks võitlust illegaalse immigratsiooniga, aga samal ajal loomulikult on nendel hääletustel alati sisse topitud ka mingisugused väga vasakäärmuslikud ideoloogilised küsimused. Näiteks sellest, kuidas tuleb toetada ikkagi, kolmanda maailma riikides soolist võrdõiguslikkust koos kõikide siis seksuaalsättumustega ja kuidas Euroopa Liit peab ikkagi tagama kõik need võimalused, mis minu jaoks ei seostu mitte kuidagi Euroopa huvidega. Aga paratamatult selliseid ideoloogilisi asju topitakse alati sisse. Ja seetõttu selle raporti hääletusel jäi mina neutraalseks. Kuna osaliselt, seal oli mõistlik asju sees, aga samal ajal mul on väga raske poolt hääletada asjale, kus on sisse meelega raiutud mingid vasakäärmuslikud ideoloogilised asjad. Seetõttu pidin jääma neutraalseks. Järgmisel päeval, teisipäeval oli meil Euroopa Parlamendis meie poliitrühma konservatiivid ja reformistid koosolek, kus põhiteemaks juba oligi järgmise nädala täiskogu istungid Strasbourgis, et mis teemad tulevad lauale, mis debatid toimuvad, selline informatiivne koosolek. Täna näiteks just praegu ma tulin seda videot siin tegema kohtumiselt siis ühendusega, kes tegeleb Ukraina sõjavangidega. Meil oli just praegu kohtumine ka siin ühe siis Ukraina sõduriga, kes oli sõjavangis venelaste käes 175 päeva. Ta rääkis sellest kogemusest, mis seal toimus, kuidas neid koheldi ja samamoodi, et kuidas nende vangide vahetus välja näeb, et kui Venemaa ja Ukraina vahetavad vange üksteisele tagasi, mida üldse praegu tuleks teha selleks, et Ukrainat toetada. Nii et oli väga informatiivne, tõesti huvitav kohtumine selle noore Ukraina sõduriga, kes muidu on pärit Lvivist ehk Lääne-Ukrainast, aga sõja puhkedes kohe liikus Ida-Ukrainasse ja läks rindele. Nii et kuigi me teame väga hästi, et on olnud ju väga palju mehi Ukrainas, kes on ära põgenenud ja kahjuks oleks kindlasti need inimesi ka Eestist, kes pigem panevad ruttu 4 tuule poole, kel vähegi raha on selleks, et oma nahka päästa. Eks neid on ka Ukrainast olnud loomulikult ja ka korruptsioon on tohutult probleem olnud, aga samal ajal me ei saa muidugi ära unustada ka fakti, et Ukrainas on olnud ka väga palju mehi, kes on patrioodid, oma maad armastavad, hoolimata nendest vigadest ja hädadest, mis on igas riigis, siis sellest hoolimata nad on kaitsnud oma eluhinnaga oma riiki. Nii et samamoodi see noor Ukraina sõdur, kes oli just praegu meiega kohtumisel täna siin kolmapäeva õhtupoolikul. Lisaks loomulikult tervitame ka oma külalisi, kes siin Euroopa Parlamenti on tulnud. Täna just oli meil väga tore kohtumine endise erakonnakaaslasega ja inimesega, kes kunagi oli Riigikogu esindaja siin Brüsselis Euroopa Parlamendi juures, Arvi Karotam, kes peab oma abikaasaga pulma aastapäeva, meenutamaks oma vanu aegasid Brüsselis, nii et Arvi Karotam on väga toredasti oodatud alati küll Euroopa Parlamenti. Meil oli temaga ennem just väga tore kohtumine ja tundub, et hakkab varsti ka liituma Eesti suurima ja vanima erakonnaga, mis on selgelt võtnud
seisukohad erinevates küsimustes, loomulikult Keskerakonnaga. Nii et mul on väga hea meel selle üle, et meil tõesti on palju uusi liikmeid tulnud. Sealhulgas kindlasti tuleb ka Arvi Karotam, ma olen veendunud. Lisaks infoks, et meie poliitgrupi juures alustas ka uus praktikant, kes siis tegeleb meie poliitgrupis eelkõige Eesti delegatsiooni huvidega, näiteks väliskomisjonis või siis rahvusvahelise kaubanduse komisjonis, kus ma olen liige. Ja noor praktikant on muidu King's College'i tudeng Londonis, Sandra Laur, kes liitus ka hiljuti Keskerakonnaga ja panustab juba täie jõuga ka nii kesknoorte ülesehitamisse, veelgi jõulisemasse ülesehitamisse, kui ka Keskerakonna arengusse kõige suuremaks ja tugevamaks rahvaparteiks Eestis, mis on selgelt pööratud näoga inimeste poole ja kes keskendub väga selgelt Eesti julgeoleku kaitsmisele, Eesti maaelu säilimisele, regionaalpoliitikale, eesti keele kaitsmisele, Eesti kultuuri hoidmisele, nii et ole nagu sinagi, ole nagu Sandra, liitu Keskerakonnaga. Nii et praeguseks on see nädal siin läbi saamas. Homme varahommikul lendame tagasi Tallinnasse selleks, et minna kiiresti Tallinna linnavolikogu istungile, kus üheks päevakorrapunktiks muideks on ka abilinnapea Pärtel-Peeter Pere umbusaldamine. On küll kaheldav, et see umbusaldus läheb, aga no ma pean kindlasti isiklikult kohal olema, et hääletada poolt tema umbusaldamisele, sest sellist klouni ma ei ole tõesti vist väga ammu näinud. Et me oleme näinud igasuguseid ka Riigikogus sulelisi karvalisi, aga selliste abilinnapead, kes põhimõtteliselt topib oma lapsed jaanuarikuus kastirattasse, et nendega vurada siis autode vahel külma ja tuulega kuskil linnas, ütleme nii, et kui sa tahad olla ise kiiksuga, ole, aga ära suru oma kiiksu teistele peale. Enamus inimesi tahavad sõita ka normaalselt autoga, tahavad normaalselt liigelda, mitte elada kellegi teise mingid unistusi läbi mingisugusest vasakäärmuslikust pöördest, et kuidas kiusata autojuhte, kuidas tänavaid kinni panna ja kuidas siis kõik hakkavad oma lapsi vedama kastiratastega lasteaeda ja kooli. Nii et homme on siis tema umbusaldamine. Ma siiralt loodan, et see läbi läheks. See on küll vähe tõeline, aga mine tea. Äkki veel mõni reformierakondlane ja sots ja Isamaale närkavad hommikul homme üles ja saavad aru, et selline linnavõim Tallinnas täna on ilmselgelt palju kordades kahjulikum, kui kunagi üldse Keskerakond on olnud. Aga järgmisel nädalal, nagu ma mainisin, on meil täiskogu istungi Strasbourgis, nii et kindlasti anname operatiivset infot, et mis teemad on seal päevakorras, mis on hääletused, mis on debatid. Seniks aga ma soovin kõigile ilusat sügise jätku ja loomulikult oled ka sina teretulnud liituma Eesti suurima ja tugevama rahvaparteiga, mis on selgelt ka konservatiivne ja hooliv Eesti riigist. Tule ka sina minuga samasse erakonda.